Tere sõbrad! Lausa märkamatult oleme jõudnud noorte saatesarjaga Homsed tegijad poole peale. Teie ees on saatesarja 5. osa ning sel korral sai ette võetud tee Ida-Virumaale. Reinar Halliku korvpallikool on Iisakul tegutsenud 2017. aasta septembrist ehk laias laastus 1,5 aastat. Areng on olnud hoogne, koolist on juba sirgumas esimesed kandidaadid U14 vanuseklassi Eesti koondisesse. Alustasime me 20 lapsega ja nüüd on 120. Et arenema. Kus sa neid lapsi võtnud oled? Kas see tähendab seda, et kõik siin ümber kaudu nüüd on korvpallitrenni siis ära tassitud? Ja väga suur protsent on, et meil esimene ja teine klass vist ainult mõned lapsed ei käi, et ülejäänud kõik käivad ja tõesti see on niisugune korvpallibuum, nagu ma olen ennegi öelnud, et see on nagu väga kihvt, ja saal on rahvast täis, et hommikust õhtuni põhimõtteliselt. Iisaku gümnaasiumi võimlas ei veeda noored niisama aega, vaid järjepidevalt käib töö selle nimel, et saada paremaks ja osavamaks spordipoisiks või sporditüdrukuks. Olgu seda siis võrdluses sõbra, treeningukaaslase või koguni treeneriga. Me kõik teame Reinar Hallikut kui head kolmeste viskajat, kuid meie nähes tegid õpilased talle tuule alla. Jättes kõrvale väikese nüansi, et noored said tabamuse eest topeltpunkte, läks viskevõistluse võit kindlalt homsetele tegijatele 24-23. Treener siis üritas ette näidata, kuidas tuleb visata, aga selgus lõpuks, et sul õpilased viskavad juba paremini. Jah, kahjuks küll. Ei olegi midagi öelda praegu. Mul on niisugune tunne, et treener järgmises trennis, kui meid ei ole siin enam kohal, siis te paneb teid joonejooksu jooksma kõvasti. Ma arvan, et ei pane. Ma arvan, et panen. Oleks päris halvasti. Aga keegi peab treenerit ka hoidma ju. No vist küll. Tegelikult täna eks ta pabistas siin, kui Ivar Jultšenko tuli külla. Paned uuesti, paned 10-8. Kuna 2018. aasta sügisel alustas Iisakul korvpallikooli kõrval tööd ka korvpalliakadeemia, vajati juhendajate osas lisajõudu. Lühikeste treener oli koha peal Halliku näol olemas, pikkade treeneriks nõustus hakkama Jaanus Liivak. Ega ju väiksed teavad ju kõige paremini, eks ju, kuidas väiksed pikkad vastu mängivad ja niimoodi meil see tandem käib siin. Lõpuks hakkavad tagamängijad ka sisse viskama, kui ma need treenin. Muidu panevad põnn ja põnn, ainult pikad viskavad sisse, siis hakkavad need tagumised ka sisse viskama. Põhirõhk minul on, ütleme siis täna on ikkagi see akadeemia osa ja see teine liiga ja ütleme vanemad poisid, ja kui Reinar on oma asjadega niimoodi, kus ma ütlen, seotud, eks ju, kuna see asjaajamine võtab talle palju aega, siis loomulikult ma tean neid kõiki väiksed, nii et ma arvan, et meil see tandemina, see pikk lühikene, nii kui me siin, see akadeemia, kuna me siin oli, eks ju, see alguses ma ütlesin, et ma arvan ikkagi, see on kinnitus saanud, et see Don Quixote ja siis see väike vend, et see toimib meil väga hästi ja eks me siin mingil määral ikkagi tuuleveskitega võitleme ja täna, nagu sa näed, eks ju, lapsed on ja meil on särtsu ka ja nalja teeme ka, nii et ma arvan, et me oleme väga õiges suunas. Siukse kohti võiks rohkem olla ja siukse fanati sõna otseses mõttes nagu Reinar on, et asja nagu käima pand, et kui neid mehi oleks siin Eestis, ütleme kas või 3-4, siis ma arvan, et küll see korvpalli siin võrkpallile ja jalgpalli kärgi jõuaks jälle. Reinar Halliku korvpallikool lööb Eesti meistrivõistlustel kaasa mitme võistkonnaga nii U14 vanuseklassis kui miniklassis. Tulevikus lisandub võistkondi kindlasti veel, plaan on laieneda kooliga üle Ida-Virumaa. Koolil on võistkond väljas ka Eesti meistrivõistluste teises liigas, kus saavad end proovile panna akadeemia kasvandikud. Ja mis meil on nagu eriti hea koostöö on see, et meie treeningud on täitsa erinevad. Mina olen ikkagi siukese, kuidas ma ütlen, selle vana ABC juures, mida täna väga ei taheta teha, eks ju, ja Reinar on siukse kaasaegsemad need igasugused abivahendid ja põrgatused ja kõik ja ma usun, et see, mis lapsed täna meie käest saavad, see on ikka, ei taha nüüd Andres Sõpra tsiteerida, ikka need Euroliiga, et ega lõpuks on näha, palju meil neid Euroliiga vendasid tulevad, aga ja ütleme, et tahad või ei taha, eks ju, et jälle siin kiitus Andres Sõpra, et mõlemad oleme tema käest saanud ja mõni ikkagi midagi on ka temast külge jäänud, nii et Tuleb Euroliigat, me ju nägime seda viskevõistlust, et Reinar ei olnud kõige kõvem käsi siin enam. Ei, kindlasti ei ole, et aparaat on ikka kõvem, eks ju. Liivak, ma löön su maha! Miks sa käid korvpallitreeningul? Et treenida rohkem ja suurenäkki mängijaks saada. Kumb meeldib treenerina rohkem, kas Reinar või Jaanus? Reinar. Miks Reinar? Ma ei tea, naljaka. Mis pulli tal siin kogu aeg teeb siis treeningut? Viskab nalja või on hästi tõsine? Ei, ta ei ole tõsine, ta vahepeal viskab nalja ka. On mõne hea nalja ka teinud? Ei ole. No vahepeal teeb, aga muidu, jah.
Eks noore treeneri värk, naljad ei ole päris see, aga õnneks on kogemustega juhendaja kõrval, kes aitab asju siluda. Ja olemegi jõudnud saate kõige intrigeerivama osa juurde. Nagu te väga hästi teate, on igas saates osavusvõistlus, aja peale ja kogu saatesarja parim sõidab koos kaaslasega Barcelonasse Euroliiga mängu vaatama. Vinge auhinna on noortele välja pannud Korvpalliliidu kauaaegsed koostööpartnerid ja toetajad, turvafirma G4S ning sporditarvete tootja Nike. Reinar Halliku korvpallikooli esindajana läheb võistlusrajale tüdrukute U14 koondise kandidaat Riti Marel-Paal. Riti Marel-Paali osavusvõistluse aeg 19,40 sekundit on seniste saadete parim ning tagab hetkeseisuga unelmate reisi Hispaaniasse. Kuid teistel on veel võimalus sekkuda, meil on tervelt 5 saadet veel tulekul. Tänud vaatamast ja kaaselamast, mis muud kui pall korvi ning näeme jälle. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast.